No meil on suur rõõm Subaru boksist ka läbi käia ja uus Outback, mis selja taga on, ma kuulsin nii palju sisepõt, et on juba Eestimaa pinnal olemas ja kui inimene praegu seda lugu näeb, tuleb salongi, siis ta juba näeb seda. Ja esimesed Outbackid on tõepoolest juba Eestimaa pinnal jõudnud umbes nädalapäevad tagasi, et jah, meil on tänavu siin 3 tähtsamat uudist ja Outback on neist vast kõige tähtsam isegi, et Outback on tegelikult olnud viimastel aastatel stabiilselt Eesti ühtede enim müüdumate automudelite seas. Top 10 alati kohe kindlasti, et selles mõttes on ta Eesti autoturu mõistes üpriski oluline uudis. Et see konkreetne mudel on nüüd siis 5. põlvkonna Outback. Esimene sündis 20 aastat tagasi ja toona oli ta nii-öelda crossoveri segmendi looja, ehk ta oli siis esimene auto, millel oli kõrgendatud põhjakliirents ehk siis parem läbivus, samas oli tal sõiduauto universaali praktilisus ja oli tal nelikvedu. Et toona oli ta esimene selline auto, täna me teame on päris mitmed konkurendid samasuguste kõik isegi on teinud selle järgi. Üsna päris mitmed, jah. Ja nüüd on siis 5. põlvkond siin Genfis Euroopa esmaesitusel ja nagu öeldud, Eestis on juba esimesed ka kohal. Et tegelikult kui minna müügisaalidesse, siis saab seal juba autoga lähemalt tutvust teha ja proovisõitugi seal hulgas. Pidin endale natuke tuhka pähe raputama, vaatasin Outbacki kõrval kohe ka ilusa universaalkerega auto nimega Levorg ja ma pean tunnistama, et ma natuke oliks, ma ei tea, millega tegemist on. See on teine uudis, mis meie stendid siit leiab. Tegemist on sportliku universaalkerega autoga, mis algselt oli mõeldud ainult Jaapani turule. Aga kuna tundub, et selline kontseptsioon ja seda tüüpi auto nii disainilt kui oma omadustelt on väga sobilik ka Euroopa turu jaoks, siis nüüd on hea meel teatada, et see auto on ka meie turule Euroopasse ja sealhulgas ka Eestisse jõudmas. Ja tegelikult juba üsna varsti septembrikuust on võite ta leida Eestimaa pinnalt. Kas sellega saad veel midagi lahti öelda? Ta võiks olla konkurent, ma ei tea, 5. seeria BMW-le välimuse järgi ka täitsa kenake? Jah, sinna segmenti ta kipub minema. Veel, mida on tootja ise konkurendina nimetanud, on Volvo V60. Et seda tüüpi autod on. Ta on väga sportliku iseloomuga, samas igapäevaselt üpriski praktiliselt tarvitatav auto. Jaapani turul on see masin saadaval 2 erineva jõuallikaga, neist esimene on 1,6 otse sisse pritsega turbo bensiinimootor, umbes 170 hobujõudu, kui nüüd mu mälu ei peta. Ja teine mootor on 2-liitrine turbomootor, kus on 300 hobujõudu, nii et siit võib ette kujutada. See auto baseerub tegelikult Subaru VRX-i põhja peal. VRX on teatavasti väga sportlik auto. Et see pakub tõsiseid sõiduelamusi, olles samas ka praktiline ja igapäevaselt hästi tarbitav auto. Ja nagu öeldud, on septembris seda oodata Eestimaa pinnale. No seda ootame siis pool aastakest veel, aga üks uudis, ma sain aru, on veel ka Forester, mis on tegelikult, ma ei ole väga palju muutunud, olgem ausad, peab tunnistama, et ta ikkagi mingi mega facelift ei ole, aga siiski uuendused on. Just, Forester käesolev põlvkond jõudis turule 2 aastat tagasi, et ta ei ole üldse sugugi vana auto. Aga siin on mõningaid uudiseid siiski. Üks neist vast kõige tähtsam on see, et diiselmootor, Boxer diisel seni Foresteri puhul oli saadaval ainult manual käigukastiga. Nüüd on siia lisandunud ka automaatkäigukast. Et see on kindlasti tähtis uudis. Samas on uuendusi leiab ka auto seest ja salongist, kus on täielikult uuenenud kogu nii-öelda info ja meelelahutuse pool kaasajastanud. Samas ka salongi nii-öelda üldine ilme on paranenud ja muutunud elegantsemaks endisega võrreldes. Mürasummutusega on kõvasti vaeva nähtud, nii et uuendusi on ja see on nii-öelda 3. uudis, mis meie stendil tänavu väljas on. Kas vastab tõele, et see diiselautomaatkast oli rahva tungival nõudmisel, sest et foorumid on täis küsimus, et millal see lõpuks ometi tuleb, nüüd siis tuli? Jah, asjal on tõsi taga, selles mõttes kindlasti, et eks nii-öelda autoomanike ja ostjate nõudmised aina rohkem ikkagi sinna automaatkasti suunas liiguvad, et nii see tänapäeval kipub olema ja siit me tegelikult ootame ka üsna head nagu müügilisa numbrites, et nüüd on see automaatkast ometi olemas ja inimesed on oodatud seda proovima. See on ka Eestis olemas? See on ka nüüd tänaseks päevaks umbes nädal või 2 just tagasi kohale jõudnud.